kuulamast meie reisivlogi teise episoodi. Kui me esimeses episoodis rohkem vaatasime niisama Maltal ringi ja uurisime kohalikku elu ja kultuuri, siis selles episoodis me nüüd vaatame palju rohkem seda, et milline on see noorsootöö siin, kuidas see korraldatud ja mida me saaksime siit õppida. Tegelikult on süüdlane seal punastes pükstes. Kui tuli arutelu alla, et kuhu võiks minna, siis Margit pakkus, et äkki Maltale ja kuna mul olid tuttavad ees, siis oli lihtne valik. Ja tore on näha, et paljud noorsootöötajad käivadki Maltal viimasel ajal nagu õpirändal. Kui me ettevalmistamas käisime siin, siis me kohtasime Võrumaa noorsootöötajad ja nüüd Gerda ütles, et hotellis on Pärnumaa noorsootöötajad ka. Kuidas noorsootööd siin väärtustatakse ja millised standardid noorsootöötajatel on ja sarnane nagu Eestis, aga tegelikult ikkagi veidi erinev. Ja. Meie õpirännet aitasid planeerida ja läbi viia kohalikud noorsootöötajad Sean ja Jaanika, kes töötavad Malta riiklikus noorteagentuuris Asensia Asasa. Väga keeruline nimi, mida hääldada. See agentuur loodi 2010. aastal ning tegeleb sellega, et toetada noorte arengut ja pakkuda neile võimalusi õppimiseks, osalemiseks ja eneseteostuseks. Peamiselt aga on nende rõhk projektidel ja kohalikud noortekeskused on pigem harv nähtus või siis ei ole need nii palju lahti nagu meil siin Eestis. For us, supervision, I must say, it has become part of the agency's culture. Every year, after every cycle, we distribute anonymous questionnaires to our staff members and ask them whether they believe that we should continue this practice or develop something else. And so far, it's our 6th year, I think, that we've been doing supervision. The responses, all anonymous, so they feel free to say whatever they think it's best to say without any fear. The absolute majority still believes that this process is helping them and they want that the agency maintains it. So we keep on going as long as the employees are all happy to be on board on this journey. Püüdsin siit vahepeal kinni siis Pireti ja Liisi. Piret on siis olnud meil Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud kogukonna hariduse ja huvihariduse õppekaval ja Liisi on sellega lõpetanud. Ja kuna me täna käisime siis seal ülikoolis õppimas ja vaatamas, kuidas nemad siis ennast harivad noorsootöö valdkonnas, siis tahakski just teie käest küsida, et mis on nagu nii õppejõu kui ka õpilase vaatepilt sellele, kuidas siin neid asju tehakse ülikoolis? Ja minu meelest oli hästi tore see, et alustas sellega, et neil on selle noorsootöö õppekavaga 30 aastat ja mina tundsin kohe nagu sellist sarnasust, et kui lahe, Viljandi tähistab ka sellel aastal 30 aastat, siis huvijuhi ja noorsootöö valdkonna õppekava, nii et me oleme nagu ühtekad, aga ja siis võib-olla erinevus oli see, et neil on 3-aastane õpe, aga meil on praegu 4-aastane ja mis mulle veel meeldis nende selle esitluse ja selle ülesehituse juures, et neil oli õppekava üles ehitatud niimoodi nagu aastate kaupa on ju. Esimene aasta, see periood, teine aasta ja meie õppekavas sa põhimõtteliselt näiteks tudengina pead ise nagu, asjad on küll valdkondade kaupa koondatud on ju, et siin on kogukonnaharidus ja siin on noorsootööblokk, aga sa pead üliõpilasena, siis sa nagu ei tea, kuidas nad sulle tunniplaani kukuvad, et selline nagu semestri jaotuskavana nagu. Ja et tundus nagu hästi asjalik. Oli nagu sotsiaalse ühiskonna nagu teemasid võib-olla rohkem, et ongi migratsioonist on ju usuline aspekt oli sees, et see mulle nagu silma nagu selle õppekava poole pealt ja nagu mind ise väga nagu kuidagi jõudis kohale see usuline aspekt ka väga noorsootöö puhul siin, et jah, ciao Otto, et kui on ikkagi juba nagu kristlik maa, siis et kui palju see ikkagi nagu mõjutab siinset elu ja noori, et jah, see jõudis kuidagi kohale. Ja mulle meeldis veel see, et ma avastasin, et neil on seal teater ja noored on neil 4 EAP-d on ju ja samamoodi outdoor education, sest ma märkasin ka teatud sarnasusi. Meil on siis seikluskasvatus, mis ma vaatasin, et suht suur osakaal oli ka praktikatel. Ma vist küsisin selle kohta ka juurde. Ma täpselt teada ei saanud, kuidas need praktikad nagu välja näevad, aga
aga võiks olla nagu selline, et on ka praktiline õppekava, mulle tundus. Kuigi ta ütles ka, et talle tundub, et siiamaani on rohkem nagu teooriapõhiselt olnud rohkem, et jah, et see on ka jälle natukene erinevus sellega, mis meil on olnud siiani. See siis on üks noortekeskus, mis on lahti 2 korda nädalas 2 tundi, ühel päeval vanematele, ühel päeval noortematele. Aveli kusjuures enne väljas ütles, et see hoiaks väga palju töötajate tervist kokku, kui oleks ka niimoodi lahti, et sa käid näiteks 2 korda nädalas kella 6-st kella 8-ni õhtul tööl. Mina sain aru niimoodi, et me teeme enda nagu tavalise noortekeskuse avamise ära ja siis me läheme veel pärast kohvikusse. Mina mõtlesin niipidi, et aga mulle see kohviku asi meeldiks. Ma kujutasin ette, et siin võiks päriselt teha kohvikut nagu noortele. Siin oli nagu see kontseptsioon, et nimi on selle mitte noortekeskus, vaid noortekohvik. Jaa, sest et Soomes on päriselt noortekohvikud, kus ongi nagu lett ja sa lähed noorena sinna ja siis sa saad tellida endale mingit karastusjooke, sul on seal noorsootöötajad, kes sinuga räägivad igasugustel erinevate teemadel. Seal oli muidugi, kui me ei eksi, nüüd oli vist kas 15 või 16 pluss noortele see mõeldud. Et see kõlab midagi sellist, kus ma täiega töötaks. Olles vaadanud üle kohaliku noortekeskuse ja tutvunud ka kohalike noortega, viis meie tee MCAST-i. MCAST on Malta suurim kutsehariduse ja koolituse keskus, mis asutati 2001. aastal. Seal saab õppida erinevatel tasemetel, alates kutsetunnistustest kuni magistrikraadideni ning õpe on suunatud praktilistele oskustele ja tööeluks valmistumisele. MCAST koosneb 6 instituudist, mis katavad valdkondi nagu rakendusteadused, IT, kunst, inseneeria ja kogukonnateenused. Kolledžis õpib umbes 10 000 noort ning seal töötab ligi 500 inimest. Lisaks pakub MCAST rahvusvahelisi võimalusi nagu Erasmus+ programmid ja vahetused. We had small different schools, different colleges, small ones that cater for specific areas. But with the introduction of this college, all these courses were grouped under one umbrella, which is MCAST. But this is a youth hub, not in a community. It is operating in a formal educational structure. So school-based youth work. This is a campus. For me, it's like a village. So there are not just students, but there are lecturers, teachers, and there are other professionals. So the methodology that we adopt is not just youth work, but of course, hints of community development as well. Critical pedagogy, social pedagogy, you name it. So they are all married together. Olles tutvunud erinevate institutsioonidega ja sealhulgas ka tänavatööga, oli kord meie käes. Tegime lühida kokkuvõtte sellest, mida meie teeme Eestis ja peamiselt Tartus ning peale seda järgnes maailmakohviku stiilis töötuba, kus kohalikud noored ja noorsootöötajad said arutleda teemadel, mis on noorsootöös olulised. Mõtlema, mis see koolvisioon on meie jaoks ja miks see vajalik on meie jaoks, et me siin brainstormime sinuga, teised siin ka brainstormivad, siin on mentoring ja arutada põhimõtteliselt, kuidas nagu teised aru saavad sellest või nagu teised ehk siis Malta noorsootöötajad ja nagu meie, et oleks natuke seda ahhaa-momenti ka, et õpime siin üksteiselt. Kui päris ausalt öelda, ei saanud me keegi reisi alguses päris täpselt aru, kuidas Maltal noorsootööd tehakse. Et mida päev edasi, seda selgemaks asi sai. Kui meie oleme harjunud, et Eestis noorsootöö tiirleb peamiselt noortekeskuse ümber, siis noortekeskus on Maltal pigem kõrvalnähtus. Kõige suurem rõhk Maltal noorsootöös on siiski programmidel. Läbi Asensi ja Asasa on võimalik absoluutselt igal teemal võimalik kas läbi kooli või muu organisatsiooni noori suunata erinevatele programmidele. Ja need programmid on tõesti seinast seina, alustades matkadest, kõige lihtsamatest ellujäämisoskustest kuni poliitikani välja. Malta reisi ajal jäi väga silma Malta töötajate pühendumus. Nad kõik ühest suust väitsid, et kõige tähtsam on haridus ja veel kord haridus. Kuid kõrgharidus ei ole ainukene asi, mida on vaja selle töö jaoks.
on siiski kõige olulisem ka inspiratsioon ja motivatsioon ning see sisemine põlemine jõuab läbi selle ka noorteni. Selline oligi meie Malta vlogi teine osa, kus tutvusime Malta noorsootööga. Jällegi, kui teile osa meeldis, pange like, küsige küsimusi ja järgmises osas näete juba midagi natukene põnevamat, kus kohalikud noorsootöötajad Jaanika ja Sean proovivad meie maiustusi ning saavad ka teha ühe challenge'i. Kohtumiseni!